Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Sel korral võtame ette jälle meie kõigi armastatud elektrisüsteemi ja vaatame otsa just sellele laiemale pildile salvestuse ja stabiilsuse komponendi poolelt. Ja olen ka sel korral kutsunud endale saatesse ühe külalise, kes saab ennast nüüd ise tutvustada. Tere, Peep Siite, energiasalve asutaja ja tegevjuht. Ja nii palju aastad, et teinekord on isegi piinlik meenutada, kui palju aastad sellega seotud juba olnud, aga tõepoolest energeetika kui valdkond on viimased 20-25 aastat köitnud on. No võtame see energeetika pilt on meil selline suhteliselt regulaarselt pildil olev teema, see on ka siit saatest mul läbi käinud erinevates kontekstides on ju. Ja see üks komponent, millele me võiks nagu täna keskenduda on natuke see salvestuse vajadus üldiselt. Et tegelikult võrgusüsteemis, lihtsalt taas meelde tuletuseks on ju, meil on alati igal aja hetkel peab olema erinevalt võib-olla paljude muude commoditite asjadega. Elektrivõrgus peab olema igal aja hetkel tootmine ja tarbimine tasakaalus. See on see suurepärane sageduse reserv ja asjad kõik, mida me praegu siin teeme. Aga et põhimõtteliselt see tähendab, et meil on vaja teha ette prognoosid nii järgmiseks päevaks, kui kes iganes teeb pikaajalisi lepinguid, peab tegema pikaajalisi prognoose. Ja siis meil on vaja seda stabiliseerida igas päevas. Ja klassikaliselt see on käinud selle järgi, et sa, kui tarbimine muutub, siis sa koormad üles või koormad alla mingisuguseid elektrijaamu. Kõige paindlikumad on tõenäoliselt mingid gaasijaamad, mida sa saad niimoodi kiirelt üles alla kruttida või siis need Lätis on ju ka need see hüdro, mida sa saad võib-olla mingil määral tuunida, et kui palju sa sealt tammis parasjagu läbi lased. Ja siis on meil aja jooksul nüüd muutunud elektrisüsteem. Siin on rohkem tulnud juurde juhukomponente. Aga isegi kui sa selle tootmise poole hoiaksid ühtlasena, võtame siin näitena, ma ei tea, siin Põhjamaade, kus on palju tuuma ja hüdro on ju, kus tootmine on ühtlane, siis tarbimine ei ole sul ühtlane. Kõige lihtsam on tegelikult vaadata, kas või kui me vaatame oma praegust elektri hindu, meil käib üles alla, et näha ka, et on sellised tarbimise piigid. Ja ega see olukord vist lähi aastakümnetel teistsuguseks ka ei kujune, pigem vastupidi, et see volatiilsus, kui midagi muud ette ei võeta, midagi mõistlikku ette ei võeta, siis see volatiilsus kasvab. Ma arvan, et see teatud mõttes riivab ühte inimeste põhiõigust ja see on õigus sellisele ennustatavale elektrienergiale, et mis minu arvates on nagu lausa inimõigus tänapäeval samamoodi nagu internet. Ja seetõttu midagi tuleb nagu ette võtta ja me ei saa tegelikult ju oma elu elada selle järgi, mis elektrihind on, me ei saa panna kookeahju siis, kui elektrihind on soodne või sauna teha siis, kui elektrihind on soodne, sõltumata sellest, kas külalised on või ei ole. Et seetõttu süsteem peab olema paigas mitte ainult, siis elektrisüsteem peab olema paigas mitte ainult tehniliselt, mis on tegelikult üsna lihtsasti saavutatav ju tänaste tehniliste vahetega, aga ta peab olema paigas ka hinna poolest. Ja see hinna küsimus on stabiilselt ühesuguse hinnaga või vähemalt ennustatava hinnaga piisavalt ühtena. See on see, mis tänases energiadebatis tegelikult kahetsusväärselt kõrvale on jäänud ja tegelikult milles siis energiasalvestusel, elektrisalvestusel on nagu määratud suur roll. Kõik ühe lausega kokku võtta, siis energiasalvestus viib omavahel kokku tootmise ja tarbimise, sobitab nad omavahel kokku üleüldse kõige soodsamal viisil. Palju soodsamat viisi ei ole välja arvatud see, kui kookeahju ei pane siis, kui külalised on ühesõnaga nii-öelda oma tarbimist nagu juhid. See on kõige soodsam viis ja pärast seda on arusaadavalt siis energiasalvestus see kõige soodsam viis, kuidas tootmine ja tarbimine omavahel vastavusse viia. Jah, eks siin on tegelikult hästi suur roll minu meelest ka sellele, et Eesti on mõnes mõttes väga erandlik. Me oleme tohutult turuusku. Tegelikult, kui sa võtad siin Prantsusmaa, Saksamaa enamus jaekliente ei ole börsi vastu. Neil on elektrimüüja, on teinud mingit sorti fiks hinna ja nende jaoks ongi. Elektrihind on ennustatav, neid tegelikult väga ei huvita, kas päevane elektrihind on -10 või +500. Kuidas ta tundide vahel varieerub. Nemad tarbivad ja tarbivad enda hinna järgi ja tegelikult kuskil on muud suuremad tegelased, kes on siis selle
riskide maandamise ja kogu selle kupatsuse võtnud enda kanda. Noh, Eestis nüüd see on kasvanud. Ta oli seal 30–40% juures, nüüd ta on vist juba üle poole tegelikult inimesi on liikunud fikspaketile. Et ta on natuke paranenud see olukord, et noh, see keskmine tädimaali ei ole otse nagu ninapidi turul, ninaverine, vaid noh, seda on mingil määral maandatud. Aga selles mõttes on nagu õige point, et kõige soodsam on see, kui sa saad oma enda tarbimist juhtida. Mõned asjad sellest on hästi lihtsad stiilis, kui sul on küttesüsteem, mis on intelligentne, see majandab ennast ise ära ja seda sa ei pruugi isegi tähele panna. Siis on tõesti salvestus, kõige esimene on muidugi lokaalne salvestus. Et kui sa suudad omal kodus omada akut, mis sul kõige odavamatel tundidel või päiksest on ju, endale sisendi saab ja siis tarbimist, tarbimil tahad. Aku on see, mis tagab sulle selle, et sa saad elektris, kui sa tahad ja see efektiivselt selle hinnaks tuleb see, millega seda kõige odavamatel tundidel sisse ostsid. Täiesti õige, nii on. Aga siis see on siuke hajutatud süsteemi ja väike komponendi tase. Mingi Estonian Cell on natuke teise kaalukategooria poisseid. Jah, see... Kuigi ka nende sisendhinnas on tegelikult ainult võib-olla 4% elektri hindaga. Aga ei, ma olen nõus sellega, 2-3% on keskmiselt ettevõtete sisendist elektri hind, siis kogukuludest sisendist on elektri hind, aga sellega on täpselt sama, nagu ma ütlesin, ta on nagu inimõigus. Kui sul selles osas on mingid ebakõlad, siis tegelikult investeerimiskeskkond on ebasoodne automaatselt. Sõltumata see, mis see päeva lõpuks siis see hind tegelikult on. Aga sellest turuussuse juurde nagu tagasi tulles, et põhimõtteliselt on meil 2 varianti. Kas omada siis omal elektrijaamasid Eestis turupõhiselt või saada soodsat ja taskukohast elektrihinda. See mõlemad koos ei ole võimalik saada. Ehk siis korraga turupõhist ja soodsat elektrihinda saada ei ole võimalik. Ja rohelist ei ole võimalik saada. Ja ma põhjendan, miks, ehk et Põhjamaad on siin nagu väga hea ehe näide, eks ole, et mida tuua. Põhjamaades on Euroopa üks odavamaid elektrihindasid. Eranditult. Ütleme, ei konkureeri võib-olla siin Laheriikide ja mõne teise sükse piirkonnaga. Aga selles piirkonnas ikkagi kõige soodsam hind ja ainus põhjus on see, et neil on madalate muutuvkuludega amortiseeritud elektrijaamad, mis tegelikult annavad seda soodsat elektrit, eelkõige siis tuumajaamad, räägitud juba hüdrojaamad, need on need, mis tegelikult tagavad selle pika ja soodsa ja ühtlase elektrihinna Põhjamaades. Meil neid ei ole, pole kunagi olnudki. Sest ütleme meil nii-öelda põlevkivijaamad, isegi kui nad kunagi olid kaalutud kui madala muutuv kuluga, siis täna nad on kaugel sellest, eks. Ja mingit muud viisi soodsat elektri hinda kui kodumaist siis madalate muutuvkuludega ja väga pikaajalist siis tootmisvõimust omades me soodsad elektri hindu ei saa. Nüüd, milles on jama? Jama on selles, et need samad madalate muutuvkuludega elektrijaamad, mille hulka käivad ka ju salvestid, eks ole, ja väga pikaajalised elektriinvesteeringud viivad hinna alla. Ja tänastel turutingimustel Nad ei saa oma investeeringuid kunagi tagasi. Nad ei saa mitte kunagi oma investeeringuid tagasi, isegi juhul, kui nad teoreetiliselt saaksid, siis investorid ilma täiendavat kindlust riikide poolt saamata seda riski ei võta. Ja see on nõiaring. Saavad need, kes on väiksed ja ei saa kunagi nii nimetatud market makeriks? Et vaata, kui sa teed mingisuguse 1-2 megavatise asja, siis selle sa saad tõenäoliselt vastu turgu teha, sest kui sa võtad eeldus, et sina ei ole see, kes seda lõpphinda määrab, siis sa saad sellest nagu koogist suure tüki ja sa saad oma kapitali tagasi. Täiesti õige. Aga nii kui sa suureks lähed? Täiesti õige. See on samamoodi, nagu meil juhtus päikseparkidega. Päikseparkidega nüüd on juhtunud või juhtumas tuuleparkidega, kust enam nii-öelda turu vastu teha ei ole võimalik seal lihtsalt põhjusel, et see capture rate või siis see hinnatase, mis sa turult vastu saad, ei võimalda kapitalikulu katta ja seetõttu tuleb mingisuguseid nii-öelda siis tugimeetmeid rakendada. Ja nii on veel kord eranditult kõigi madalate muutuvkulude ja pikaajaliste nagu investeeringutega akud on nüüd läheb selle päikseparkide ja päikseparkide juurde ehk ka akud, mis tegelikult süsteemis, isegi kui nad väga suurt võimsust omavad, siis nii-öelda energia mõttes on suhteliselt marginaalse tähendusega, ka akud tegelikult ei ole market makerit ja selle tõttu neid saab süsteemi turupõhiselt lisada. Aga jah, vähegi
ütleme siis need võimsused, mis hinda alla toovad, ehk siis ühiskonnale tegelikult kasu loovad, neid ilma täiendavat meetmeteta turule tuua ei ole võimalik. Ja siin on hästi oluline lisada, et see ei ole ainult siin Eestis, Baltikumis, Põhjalas. See on kogu Euroopas nii ja see on kogu maailmas nii. Mitte ühtegi riiki maailmas ei ole sellist, kus sellised investeeringud tehakse puhtalt, ma mõtlen siis madala muutuv kuluga pikaajalisi investeeringuid tehakse nii-öelda lihtsalt puhtalt turu vastu, mitte kuskil. Aga kas selline marginaalil baseeruv turg on siis tõesti kõigil? Ma tunnistan ausalt, ma ei ole Euroopast väga palju kaugemale vaadanud, kas see on tõesti nagu see prevaleeruv meetokris elektri? Kuna meil siin Eestis liiga hästi ei lähe, eks ole, et oma projektiga ja loodame, et nüüd ikkagi uue koalitsiooniga läheb paremini kui seni, eks, siis me vaatame nii projektivõimaluse mujal maailmas tervikuna globaalselt ja oleme endale välja valinud teatud piirkonnad. Ja seetõttu uurinud seda nagu globaalset pilti nagu laiemalt, ehk et see maailm on väga kirju. Ehk siis kui USAs näiteks on vertikaalselt integreeritud ettevõtted, kes sisuliselt kogu seda väärtusahelat tervikuna nagu juhivad, nii tootmine kui tarbimine ja jaotamine on sisuliselt vertikaalselt integreeritud ettevõtted teha, siis seal sellist probleemi nagu Euroopas on otseselt ei ole. Siis Araabia riikides, seal on põhimõtteliselt kesksed riiklikud ostjad, eks ole, need, kes ostavad kokku ja teevad oma valikuid ühiskonna kasu maksimeerimisest lähtuvalt. Ehk siis neid ei huvita otseselt elektri hind üksinda, maailma kõige odavama gaasi hinnaga ja kõige rikkamates riikides see hind ei ole võib-olla kõige olulisem ja neil on seal olulisem hoopis mingisugune teine. Muuseas rohelisus on Araabia riikides väga oluline nii-öelda tegur ja seal toimub ostmine riiklike siis nii-öelda kokkuostjate kaudu. Ja Kagu-Aasias seal on tegelikult riiklikud struktuurid üldse, kes need asju omavad, ehitavad ja siis ka opereerivad. Ja Austraalia samamoodi, nii et igal pool on väiksed erisused, päris sarnast nii-öelda üldist mehhanismi maailmas ei olegi olemas, aga veel kord, pikaajalisi ja madalat hinda tagavaid elektrijaamu ilma siis garantii või riske hajutamata ja garantiisid rakendamata ei ole võimalik ehitada. Ja sellega ma olen selles mõttes nõus, et see on võib-olla komponent, millest ikkagi suhteliselt vähe teatakse ja et kõik see jutt, et teeme turu vastu, tehku turu vastu, et see printsipiaalselt on vale, sest see ei ole vaba turg. See on ülireguleeritud turg ja väga selgelt paika pandud reeglitega. Aga et tulla nüüd tagasi salvestite juurde, siis nagu ma enne juba korra mainisin, et see koduaku või väikese skaala aku, ega tegelikult ettevõttel või samamoodi olla aku, on ju, et ma tean, meil KBFis on ka näiteks mingi 800, oli vist 400 megavattine, 800 megavatt-tunni, kilovattine, kilovatt-tunnine. Ja see on see, kui kogu aeg tegeled Eesti süsteemiga. Et samad moodi annab võimaluse ööpäeva jooksul seda endal ära stabiliseerida. See on mingi korralik 200 kilovattine päiksepark ka, et siis sa saadki oma suure osa oma enda tarbimisest ära katta, et sa ei sõltu nii väga sellest, mis kell täpselt päike kui palju paistab, sa saad oma tarbimisprofiiliga seda hajutada ja sa saad selle nagu endale tasuvaks ja sa saad enda süsteemi nagu kokkuvõttes soodsamaks. Aga see on ka koht, kus minu meelest tehakse üldises pildis väga suuri vigu, et sellised akusüsteemid hästi klassikaliselt ehitatakse umbes 1-2. Ehk siis sa täisvõimsusega suudad panna 2 tundi. On see klassika nagu arvutus. Sa saaks panna rohkem, saaks vabalt teha ka sellise akusüsteemi, kus sul on, ma ei tea, võimsus on 50 megavatti ja mahtuvus on 800. Et sa saadki panna 16 tundi järjest, aga kas see nüüd rentaabel on, see on omaette küsimus. Ja enamuse selle point on ju selles, et akusid kasutatakse rohkem sellisteks lühiajaliseks stabiliseerimiseks. Just lühiajalise stabiliseerimiseks ja isegi võtame need samad Araabia riigid, eks ole, kus teoreetiliselt on nii, et pool aega on päike ja pool aega on pime, eks ole. Ja teoreetiliselt võiks nagu üsna hästi ära katta akudega, aga siis nii-öelda see öise aja 8 tundi näiteks.
siis ka seal akudega mitte kuidagi välja ei tule, eks ole, mitte mingi valemiga. Et sellepärast nad arendavad seal vesisalvesteid kui kõige soodsamad pikaajalist salvestit. Seal on mitu aspekti ja põhiline nendest aspektide juurest on see, et nii kui me lähme nagu grid-scale'ile ehk et nii-öelda võrgu tasemele, siis akud on kordades energiaühiku kohta kallimad kui pikaajalised salvestid, siis Eesti Energia nüüd see viimane uudis, mis neil oli muidugi väga kallis aku, eks ole, see vist oli 360 euri kilovatt-tunni kohta, mis on 5 korda kallim kui Paldiski vesisalvesti ühiku energiaühiku maksumus. Ja see on põhiline põhjus. Teine põhjus muidugi on see, et maailmas ju võitlus suurriikide vahel käib ju ressursside pärast, eks ole. Ja kriitiliste ressursside saadavus ja hind pikas plaanis on minu arvates kindlasti julgeoleku küsimus. Ja ehitada enda energiasüsteemi üles sõltuvaks välistest teguritest on põhimõtteliselt vale. Ja sellest me mingi paar episoodi tagasi rääkisime ka selle ringmajanduse aspektidest, et kuidas tegelikult kõik need sisseimportid akud tuleb tegelikult ringi käidelda, sellepärast et kõik see koobalt, grafeen, kas need on tegelikult kriitiline ressurss? See on kriitiline ressurss ja kindlasti nad kasutavad rohkem tulevikus rohkem kui täna, siin ei ole küsimustki, aga see vajadus on ju ka meeletult kasvav, eks ole. Ja kolmas minu arvates nagu võib-olla nagu kõige vähem räägitum, aga kõige olulisem nüüd vähemalt Eesti majanduse kontekstis on ikkagi see, et investeeringud ja siin ei ole vahet, kas need on energeetika investeeringud, kaitseinvesteeringud või mis tahes muud investeeringud, mida riik on sunnitud tegema, peavad teenima ühiskonna kasu maksimeerimise huvi ehk siis olema nii-öelda maksimaalselt suured sotsiaalmajandusliku positiivse nagu mõjuga. Ja siin, kui panna nüüd siis akud samale joonele mõne teise salvestiga, näiteks vesisalvestiga Paldiskis, eks ole, siis need suurusjärgud kasudest on täiesti suurusjärkudes erinevad, eks. Ja need on need põhjused, miks maailmas sadu siis vesisalvesteid ja mitte ainult vesisalvesteid, tegelikult üldse pikaajalisi salvesteid, aga siis see advanced, mitte advanced, aga siis see adiabatic compressed air on ka mõned projektid, see mida maailmas... Need gravitatsioonilised, sa tõstad mingid betoonblokke. Need on ikkagi ka suhteliselt lühiajalised, need ei ole väga pikaajalised. Pikaajaliste puhul me räägime ikkagi 10 tundi pluss 12 Euroopas, tegelikult Kesk-Euroopas 20 pluss 30 pluss, Norras 40 pluss tundi, eks salvestusaega vesisalvestite puhul. Et see on põhjus, miks tegelikult vesisalvesteid tehakse ja isegi seal, kus teoreetiliselt saaks akudega hakkama 3 põhjust, siis üks on see kriitiline ressurss, teine on majandusmõju ja kolmas hind, mis akude puhul on kordades kallim kui pikaajalisel salvestusel. Räägime korra sellest hinnast natuke, sellepärast et üks, mis et nagu aru saada, ma tean, et kunagi minu mõnest Eesti Energia uuris ka seda varianti, et ühte vana kaevandust, kus on juba vaata see kaevetöö tehtud, auk on olemas, tunnelid on olemas, et seda võtta kasutusele. Ja siis see projekt jäi pooleli, sellepärast, et ta ei tulnud rentaabel. Teine samasugune on Soomes Pühasalmis, kus on ka nii-öelda juba maha jäetud kaevandus. Seal on kõrguste vahe 900 meetrit. See on väga hea. Aga projekti jäeti sassi või jäeti pooleli. Ja see ma olen hariduselt nagu ehitusinsener ja see, mis tavainimestel tihtipeale nagu tundub, et maja rekonstrueerimine on nagu selgelt odavam kui uue maja ehitamine, siis tegelikult just täpselt samamoodi on siin. Ehk et see nii-öelda tõmme minna kasutama vana infrastruktuuri siis täiesti uue kasutuse tegemiseks on väga-väga petlik. Ja Pühasalmi projekt tegelikult praegu see on uuesti nii-öelda siis arendusse võetud pisut teistmoodi ülesehitusega, sest minu pärast seal tehti alguses, kui seda alustati täiesti selgelt põhimõttelisi vigu.
siis nii-öelda konsultantide poolt, eks. Aga Estonia kaevanduse projekt, see pole muidugi kunagi mõeldud olnud siis raha teenima, pigem oli seal eesmärgiks ikkagi siis aastatasudest pääsemine, eks ole. Noh, milles ettevõtet ei saa kuidagi süüdistada, eks ole. Ei, no selles mõttes, aga ma mõtlengi see, et kui seal oli veel nagu alternatiivtulu komponent selle samas aastatasus pääsemine, et sa maksad selle võrra vähem midagi muud, on ju, sul on auk juba olemas, et noh. Ei tule välja. Okay, aga kuidas ta sul tuleb? Sellepärast, et seal on kaks küsimust. Üks on see kõrguste vahe. Teine on ehitusmaksumus, sest maa alla siis stabiilses ehituskeskkonnas ehitamine on soodsam, kui tavainimene suudab endale ette kujutada. Ehk ta ei ole kallis. Ta on kallis, aga ta ei ole nii kallis. Ehk me räägime 15 gigavatise elektrijaama puhul meeledilisest investeeringust. Gigavatt-tunni me jääks vist täpselt. Gigavatt-tunni, mis ma ütlesin gigavatte. Mõtlesin, see on niisugune natukene paneb pool Skandinaaviat. 15 gigavatt-tunni see salvestusmahuga 500 megavatise võimsusega salvestit, mis teeb, ütleme selline 70 euri kilovatt-tunni kohta siis salvestus hinnaks. Ja nüüd see aku omad siia võrreldavaks tuua, eks ole, siis Eesti Energia puhul see oli 360, räägivad siin tegelikult jõudmisest 200-150 juurde. Koju sa saad teha alla 100 ka, aga... Saabki. Aga Gridscale, jah. Sa oled hea õpetaja siin avalikkusele oma... Aga Gridscale, jah, ma tean, meil majanduskomisjonis keeliti, kas keegi ütles, et see Gridscale neil on umbes 173 või. Et see on umbes seal potato 200 piirkonnas. Seal on hästi oluline, akud ei ole sellised lineaarsed asjad või lihtsad asjad nagu on, ma ei tea, mingid soojusjõujaamad või siis ka vesisalvestid, mis on tegelikult ikka ju ülilihtse põhimõttega ja ainult ruuna asjad, eks ole. Akude keemia on ikkagi keeruline ja seal on ju mitu komponenti. Seal on üks komponent on see, mitu tsüklit sa teed. Teine on see, kui palju tühjaks sa teda lased, eks ole, et kui tal on eriti LFP akudele on ju ette kirjutatud väga selged nõuded. Nii et see piirab sinu äritegemise võimet üsna palju. Või kui sa seda ignoreerid, siis sinu see degradatsioon on üle võlja. Käpeks läheb üles, sest su tuleb välja vahetama. Nii et akud tunduvad sellised atraktiivsed ja ka meie näiteks nüüd mingisuguste või siis oma nende välismaa projektide puhul kindlasti kaalume akude kasutamist hübriidsüsteemi osana. Nad on mingine maani on nagu väga head, aga sealt edasi täiesti kasutad. Ei, see ongi see, et teoorias saaks vaata, kui sa vaatad praegult neid elektrihindu, siis klassikaliselt on hommikul 2 tundi, õhtul 2 tundi, mis on kõige ekstreemsemad. Ja seda saaks tegelikult akuga, sellepärast, et sa saaksid võttagi sellest kõige odavamast tunnist ja kanda sinna kallisse. Ja kui sa teeksid akudega nagu päev ette turule niimoodi pakkumise, sa saaks nagu neid ühtlustada, aga see tähendab lihtsalt seda, et keskmine hind läheb natuke ülesse, sellepärast, et akul on ka oma kulu, üldine tarbimine kasvab, seda on keskmine hind läheb natuke ülesse, aga sul ei ole neid ekstreeme. Aga samas jällegi, kui palju on sellist tootmiste tarbimist, mille puhul tegelikult see 1-2 tundi nagu nii tohutult loeb. Et kodus võib-olla natuke on, kui sa börsipaketil oled, et kui sa just see aeg tahad süüa teha, või sauna täpselt see kellaaeg, et siis seal on vahet, aga muidu üldjoontes ka meie kodune tarbimine, nii loll tarbimine ühtlustub selle tegelikult tundide vahel ära. No mina ei tea, ma olen muidugi võib-olla piisavalt vana ka selleks, et enam mitte nii paindlik olla, et ma ikkagi arvan seda, et inimesed tegelikult nendele ma arvan ka, kodus, see peaks olema küll, ja see on minu meelest üks põhjus, miks mina neid koduseid akusid väga ka propageerin, et kui ma enne seda nagu ilgelt tuunisin, kuidas mul asjad tarbisid, siis pärast seda, kui ma akut panin, mul jumala suva. Et lihtsalt aku on see, mis teeb selle stabilisatsiooni ära. Ja tegelikult ma tahtsingi siia lõppu tuua selle, et üks asi on see nagu rahaline komponent, mis on vaja kõik garantiid asjad nagu aru saada, et see nagu siis ütlesid, optimeerid tuleb sotsiaalmajanduslikku mõju, on ju. Et see tähendab ka seda, et ka riik peab täpselt seda sama kaalutlema, et mis on need valikud, on ju. Aga et kuna vaata, minu teema on ka tuumateema, et siis tegelikult ei ole ju vesisalv ainult taastuv energia jaoks vajalik. Tegelikult parima võimaliku hinna saad sa tuumajaamas siis, kui ta jookseb 24/7. See tähendab seda, et siis, kui tarbimist on juurde vaja, kui tarbimist on vähe, siis see jookseb salvestusse ja salvestusest jookseb ta siis, kui tuumajaamast üksinda väheks jääb peale. Ehk siis tegelikult selle võnkumise, mis sul päeva sees on,
kõige ideaalsem meetod mõnes mõttes ongi tuumajaam koos salvestiga. Tuumajaam ja vesisalvesti on 2 suurt sõpra. 2 suurt sõpra sel lihtsal põhjusel, mida sa just näise välja tõid ja noh, tuletame meelde siin meie lähimat vesisalvestit siis Leedus, eks ole, Kroonise vesisalvesti, mis ehitati ju puhtalt ja ainult siis Ignalina tuumajaama toetuseks. Siin oli, mul ei ole kaasas seda pilti, ei saaks ka näidata, aga Soome tuumajaamadest siis üle-eelmise aasta ühe perioodi väljavõtte, kus tuumajaamad nii-öelda siis täiesti idiootses turuolukorras pandi käituma üles-alla reguleerimisega, eks ole. Ja no Sakslased teevad seda suht tihti. Ja see on täiesti ebamõistlik. See on täiesti ebamõistlik kogu süsteemi kogumõju nagu arvestades ja seda ei tohiks, seda ei ole vaja teha. Ja selleks ongi vaja nagu süsteemis siis paindlikkus elemente ja tuumajaamade puhul rääkides loomulikult siis suures mahus, eks ole, sest noh, tuumajaamade ühikvõimsused on lihtsalt hästi suured. Aga see on ka miks OL3 ehk Olkiluoto 3 tegelikult seal on akupark ees. See on selleks, et võrku stabiliseerida, kui see peaks maha minema, aga osaliselt natuke selle jaoks ka. Ei no kindlasti, sest mina vaatan neid graafikud kõik nagu selle nende parate omaniku pilgu läbi ja no seda pilti nagu tegelikult ei taha nagu üldse omanikuna näha, et tuumajaamad jäävad üles alla nagu koormada. See on nagu äärmiselt ebaefektiivne, nii nagu kõikide soojusjõujaamade puhul. Aga ühesõnaga me peame seda asja korralikult kaaluma, aru saama ja selles mõttes, et kindlasti salvestusel on üldise stabilisatsiooni jaoks koht olemas. Just nagu salvestusel mitmuses, et tegelikult kõikidel neil komponentidel on. Ja kui tohib veel, siis ma ühe asja ikkagi ütleks siia lõppu veel juurde, et sotsiaalmajanduslik kasu on see, mida me peame ühiskonnana nagu arutama, ehk et kasud versus riskid, sest meie Paldiski projekt on, ma arvan, et vist kõige läbivalgustatum nii keskkonna kui majandusliku mõjude mõttes projekt Eestis üldse ja noh, ütleme nii, et kasude riskide suhe ühiskonna vaatest on 1:10. Ehk siis kasud on 10 korda suuremad kui võimalikud riskid. Lihtsalt meeldetuletuseks. Ja kui me seame eesmärgiks tõesti nii-öelda riigi majandusliku järje paranemise, siis mingit muud viisi, kui hinnata kasusid versus kulud, siis noh, me ei tohikski. Kuule, aga suur tänu tulemast. Aitäh!